sekretär ilma rahata kõne sai, kus oma korteris helistas. Ja Eestis oli 2 telefonivabrikut Tartus ja Tallinnas. Arsenal ja siis see Tartu telefonivabrik ja riik andis mingil ajal oma poolt telefonid, aga näiteks riik andis nende telefonidel, nad on niisugune märk peal. Ja maal, töökodades ja maal oli ega neid mobiile ei olnud tohor üldse olemas. Jah, Rätsal olid taolised kellad, need kelisid. Ja tead, kuidas vanasti ühendust anti? Ühesõnaga, see on niisugune kommunikaator. Nüüd keegi annab siit vääta. Näed, see klaas kukub maha ja nüüd see eluaegne 70-aastane preili paneb selleks stepsli sisse, mida te tahate. Ja siis näiteks tahan number, need stepsid on praegu segamini järgnevaks järgneva. Tahan 23, et paneb siia auku ja annab siis kas vänta või on voodis kogu. Ja kui kõne lõpetakse, siis kukub, antakse pool tiiru vänta ja siis nõnnude kukub. Näed, siin on see laua täis. Muide meil presidendil oli taoline. Ja. Ma mis on siis ees enam? Ka telefon? See sinna peal või? Ei, ma mõtlen. No telefonijaam. Automaatjaam ja see oli Ericssoni oma ja see tahtis saada 20 numbrilist kehvast ka, 20 auguga. Ja see üleval on see telefon? See on tead vaesed inglased, nad olid väga vaesed, neil oli 16-8 tuba ja siis igas toas oli niisugune nunnu üleval, kui nupu peale vajutas näiteks peremees lahtis ja noor kaunis ja teine anna tuleb ta selgades ja on need teadetes igasugused arvutite peal, aga need vanateadete on niisugune. Väiksemates linnades olid taolised, aga need Tallinna linnad uuesti üles. Ja see on viimane Lihula kauge kommutaator, vaat varem sai ju Lihula. Siin toas on palju raadioid. 11. mail 24. aastal. Ja need raadiojaama maastid olid siis taolised siin. Ja sellest raadiojaamast ei ole mitte tuhkagi alles, aga siis meil on üks kondensaator ja viimast reliiset oled näinud, et me käime samamoodi. Käisime täna kuni homseni seda palvetanud, selles majjaamas. Ja need on need raadiotelefon? Klaas oleks kallim kogu Vene küla viimisi. Aga nüüd on ju ka vaata kataloogides on taha televiisori suuremaks ekraani, et siis ostab mingi asjanduse ettepõedusse. Ja see tehti kavalalt. 2 klaasi on kokku kleebitud ja siin on aga kuskil see pandi siia ette siis või? Ja niisuguse jalgade peal pandi ette. Jalgadega peal. Ja see on vett täis muide. Valatakse vett või siis glitseriini. Ma tahtsin siin omal ajal piiritlust täis valada, aga kartsin, et järsku need vanad liimid sulavad üles. Ainult peremehel oli õigus raadiot kuulata. Kus see muusika tuli nüüd siis? No see tuleb õhus, see on Vene prominentide telekas, kes 232. Ja võt see Ivo Linna laulab, et oli aasta 65, võt see on see Moskvits. Ja võt siin. Siin on kell peal, ei ole? Ei, see on omaaegne Are raadio. Ja vaata, kui ilus on see raadio. On ilus. See on Are Ämarit ja Are Koit on ja võluflööt ja niimoodi. Kassid on ööõust, aga sisus on natuke teist. Aga näed, taoline raadio maksis kuskil 29. aasta hindades 42 krooni. Ja näed, siin on ameeriklaste raadio Sierra. Ja seal on sakslaste väga head raadios. Kui lapsed tulevad siia, kui 5. klassini
kõige rohkem meeldib neile see puhata, siin on nii palju. Aga igav padjaga ei ole olla, et paneme truki kinni, siis. Tuli uudid. Ja, aga kui me truki lahti, oli see töökoda, hiljem olen tead, insener Raamul, tema raadiot tunneb niisuguse tähega ära, niisuguse sugusena. Ja need on Reiki omad siin kõik. Selle raadiosaatus on väga huvitav. No heliplaadiga on palju, aga vaatad on kattine, eks ole. Ja ühesõnaga, tead, kui vaidlema minnakse ja kiskuma, kuidas kõige parem on ennast maha rahustada. Võtab taldriku, vistab vasta maha, võtab teise. No siin peremees viskas raadio aknast välja. Telefonidega juhtub kogu aeg seda? Ja. Viskas välja, siis tal hakkas kahju, siis viis lettmees Mati juurde, mitte Mati, vaid mis ta nimi. Ikka Mati, lettmees Mati juurde parandada. Ja lettmees lubas mulle ütelda, kelle raadio oli, aga ennem suri ära. Ja siin raadiosõlma asjad, need siin võib-olla ei huvita, aga... Isegi väike transistor on? Ja, see oli omal ajal väga-väga suur unistus. No siin on need väga toredad transistorid kohe, eks ole, ja mida siin nüüd näed omaaegne väga ilus korteri, esimesi vene korteri makis, eks ole. Ja see oli päris hea ja see on nüüd vändaga vändad üles. Nagu seal suvel, ainult on teise kujuga. Ja, seal suure toruga. See toru oli meil ka olemas, aga see rändas nüüd juba sinna mäe peale. Aga mis asi, siin on ka mingi jaam? See annab voolu tegelikult. Ja. Ja mis kõrvaldus see on? Sellega, aga see telefoniaparaat rändas sinna muuseumisse, taoline telefon nagu seal keskema ukse peal. See oli siin suure postamendi peal ja suured võlid käisid ringi ja ajasid ringi ja kui hakkasid numbrid valisid, siis hakkas kõigepealt pöörlema ja siis hakkas see nunnu välja võeti isepoole kõik. Ja siis oli neid telefoni nii vähe? Jah, näiteks Tartus oli 500 telefoni. Ja kui vool ära läks, siis olid jaama küljes vändad ja siis jaama need väntasid ringi ja mis toru. Ja siis näed, et telefoni. See hakkas põlema, et see Mis peati selle juures kogu aeg istuma? aga telefonis oli töökoht kohe. See oli väga prestiižne töökoht. Sellepärast siin, kui telegrammid saadeti paberilistid. Ei ole, see on telegraafiaparaat. Kui siin vajab tähele, siis lindi peale tuleb teise otsa kuskil Tallinnas või Moskvas sama täht kohe, eks ole. Ja need on need suuremad ja vähem. Siin on juba niisuguse samasuguse lindiga nagu selle, nagu praegu juba tuleb, eks ole, nagu faksitest. Ja see muide on faksi eelkäija. See annab küll nimetust fotoelektriline telegraaf, eks ole. Aga see on tegelikult faksi eelkäija, vaata kogu see täismega. Selleks muidugi eraldi operaator oli, kes seda oskas vastu võtta ja saata ja no siin on niisugused sideaparaadid. Palju me oleme rääginud digitaalsest sidest, eks ole, ja see on nii väga popp sõna, aga näed, Venemaa kõige esimene digitaalne aparatuur, see on tehase numbriga 1, järjekorra numbriga. Lähme edasi ja vaata kui toredad on 870 päris kuskil on mais. Suuremaid on ka olnud, hästi värvilisi ilusaid. No näed, seal on all päris suur on ja Kas sellised rohelisi ma ei ole näinud? Vaata, see ei ole Eestis, aga osa on Eestis isegi toode. Siit on veel, et me asjad olid Eesti Rahva Muuseum korraldas Tartus kunagi näituse ja siis see oli logo, nende logo ja poolpurjus mees toetab või kaunis daam toetab seda.
telefoni posti ja nii edasi. No need on niisugused telefonijuhtmed ja kaablid ja palju... See on vikad või? Ei ole, see on üks Kvarna eelkäija. Ja no need on sideasjad, aga mida ma sul natuke kaableid ka sulle tutvustan. Näed, see on kõige esimene kaabel, mis niisugune jäme, mis ühendas Saaremaad ja Mandrit ja ühes osas oli telegraafiaparaat Kuressaares ja teises osas Riias. Ja näed, siin on palju kõiksugas, aga kasulikku sooni, tähendab, mis tööd või mille peal töötab, on näed üks ainuke ainult. Ülejäänud on kõik niisugune, noh, saab aru. Mis peab küll olema? Ta peab olema, ta lihtsalt kaitseb, see on merealune kaabel. Ja nüüd palju on räägitud sellest klaasgeokaablist, eks ole, optilisest kaablist. Vaat see on nüüd see Rootsist tuleb klaasgeokaablit. Siin on ka vaat see pundike, kõik on butafooria siin ümber, eks ole. Ja vaat nii palju siin on need kasulikke sooni. Ja et sa klaasgeost natuke ette kujutust saaksid. Vaata, mitte see osa siin ei ole, vaat see veenike, ja selle veenike, tähendab selle jäänad on veel veeniko, see on 0,2 mm, muidu su juuks on 0,3 mm. Veel veenem, jah. No lähme edasi. Kasutusel pidi nõukogude aeg olema seinaleht. Ja see on... Ja vaata, kui ta on ideeline, näed, siin on Ostankina televimast ja see on mässitud punalippu ja see telefonipost ja viisnurgatall ja siin potstaise särg ja nii edasi, eks ole, väga niimoodi. Jaa. See silt, omaaegne silt on muster näide, kuidas teksti ei näe. No ta lägib vastu. Ja ükskõik mis nurgad. Noh, omaaegsed taksofonid, eks ole. Jah, praegu töötab oksane. Värvilised numbukesed põhimõtteliselt. Värvilised tuled pole. Põlevad kohe. Siin on nüüd, ma ühes kohas teise kohta hüppan, aga siin on nüüd see turvaelemendiga. Filmi, et ära varastada. Jah, no see on omaaegne kaugeside plaan, see originaalne plaan siin, kuidas need telefoni kaugeliinid just jooksid ja 37. aastal. See on ära ka põlenud. Vaat need, mis on ära kadunud, on teada, mis nende all tekst on, aga no minu põhimõte oli, et mitte printer. Nii vana või? Noh. Mina kujutasin ette, et see arvuti ei olegi väga vana. Ega see väga vana ei ole ka, see on kuskil 80-ndast aastast. On ka või? Ja. Sellised nägid välja? Ja see on arvuti on ise siin all. Ja noh, ta... Ma kujutasin ette, et arvutil on viimase aja saavutus. Noh, ta kuskil võib-olla 70. aastal oli näiteks Pärins arvutusjaamas, arvuti oli terve suur saal täis. Ja vaat Stiglitsi filme sa oled näinud seal, kus saetakse neid teineteist taga. Vaat selle niisugustega ajasid venelased neid raadiojaamu taga. See kaalub kuskil 40 kilo, nii seda annab vedada. Ja vaat siin on arvutus tehnikat, eks ole. Felix ma olen ka näinud. Jah, see on Felix. Ja see on kõige kindlam arvutus. See oli nii tavaline või hea. Ja. Muide, ma oskan sellega töötada. 35 on pandud peale 35 näiteks. Nullime ära. See on nagu see C-lev. Näiteks 35 korrutame mingisuguse arvuga, korrutame see 25-ga. No 25, nüüd ajame 5 korda ringi seda. 1, 2, 3, 4, 5. Siin näitab, et me tõesti 5 korda keerasime. Nii. Ja nüüd läheme 1 kümnend koht sellega edasi. Nüüd teeme 1, 2. Ja vaat nüüd siin peal on vastus. Mis ta siin tuleb? Kus on süsteem? Aga see on ka mingi arvutus? See on juba täiuslikum. Sa
ei ole vaja. On ikka vändata, samamoodi vändata, siin vajutab juba nuppude peal. Ja need on nagu päris arvutis? Need on juba päris ja vaat esimesi elektronarvuti raamatupidamised, see oskab ainult liita ja jagada, no see on 4 põhitehet oskab ja vaat see on esimese raamatupidamise arvutid ja see näiteks andsid tehte talle ette siis näiteks 2 × 5 siis natuke läheb mingisugune aeg ikka läheb võib-olla 3 minutit möödas ja annab selle vastuse. No sellised olid ju poes kogu aeg ja sarnased tähendab. See on konkreetne posti oma. Poes midagi sarnast oli. See on mitme programmiga juba, eks ole, mitme selle kanaliga. Et see on midagi suurt ja vägevat. See on arvuti küll, aga tema omapäral lindi peal on mälu. Ühesõnaga, nüüd on kedaste peal, aga siin on tema mälu on, eks ole, lindi peal on. Ja no siin on masin, see ei ole mitte grammofon, vaid see on omal ajal sidemehed otsisid väljapääsu, et ühendusliinid peab, kõne pikkus, et kõne alustada peab saama mingisugust väga lühikesed signaale ja neid osas ta välja reguleerida. See listab ainult siis neid signaale, see on Tallinna korifee poolt ehitatud omal ajal niisugune. No see muide käib praegu, kui ma voolu sisse lükkan. Ja siin on ka mingid numbrid? See näitab nüüd omal ajal näitas numbrit ära. Ära muud Eesti mul kõrv, ma ei kuule. No siin on võistkohti, näed ei seda
Kinkisin selle laua Haapsalu postkontori ülem Riimastele, kui tema juubel oli vist 60 või 65 juubel. Sulle ühe muuseumi eksponaadi. Ma tänan. Muuseumi eksponaadi. Kuidas sa seda tohid ära kinkida? Ma ei tohi, aga ma teen seda.